Estkeeri podcast Tervisetasku. Tere tulemast Tervisetasku 3. saatesse. Mina olen teie saatejuht Kätrin ja täna räägime abivahenditest ja suurimast abivahendikeskusest ITAK-ist. Abivahendikeskus ITAK on Eestis tegutsenud üle 28 aasta ja kindlasti on tegu suurima abivahendeid pakkuva ettevõttega Eestis. Estkeeri koduhooldus on teinud ITAK-iga koostööd nii abivahendite kui ka koolituste osas. Ning kindlasti jätkame sõbralikult ka edasi. Täna on meil ITAK-ist külas Margit ja Kerli. Tere Margit, tere Kerli! Tervist! Tere! Kuidas ITAK-il täna läheb? Kõigepealt suur tänu Estkeerile meid täna siia kutsumast. Ja ma arvan, et ITAK terviseabivahenditel läheb täna väga hästi. Me oleme viimased aastad oluliselt panustanud ettevõtte arengusse ja saab ka öelda, et laienenud. Et täna on ITAK-il 20 kauplust üle Eesti, mis on leitavad siis 11 erinevas linnas. Ja selle aasta alguses ühinesid siis meiega ka kõik eelnevad rehabilitatsiooniabikauplused, mille tulemusena me saame öelda, et ITAK-is lisaks siis juba olnud abivahenditele on meil ka väga-väga suur siis ortooside tootevalik ja loomulikult ka kompetents, mis ortopeediliste abivahendite pakkumise juurde käib ja saame ka selles vallas oma kliente nõustada. Te ütlesite, et ITAK on 11 Eesti linnas. Millised linnad näiteks kaetud on? ITAK-i kauplused leiab tõesti üle Eesti. Meie kauplused on olemas Eesti suuremates linnades, aga mitte ainult, et leidub ka väiksemates Eesti linnades. Lisaks on ITAK-il olemas ka e-pood, kust saab tellida abivahendeid ka riikliku soodustusega ja seda siis üle Eesti loomulikult. Kuidas te täna igapäevaselt ITAK-i arengusse panustate? Millisel ametikohal sa olete? Mina töötan ITAK-i turundusjuhina. Ma arvan, et sellised suuremad arengud on tõesti see e-pood, ITAK e-pood, kus on võimalik osta abivahendeid riikliku soodustusega. Pikka aega oli vajalik minna inimesel kindlasti kauplusesse koha peale, aga siin paar aastat tagasi, kui Sotsiaalkindlustusamet muutis oma siis süsteemi digitaalseks, siis see võimaldas meil ka kohe alustada e-poe siis süsteemi arendust, et teha ka nii-öelda see liidestus SKAIS2-ga ja tõesti pakkuda abivahendi vajajale võimalust, et kuna palju meie kliendid ei ela linnas ja selle ligipääsetavusega on keeruline, et siis neil oleks võimalik saada soodustust ka läbi e-poe. Ja e-poest on võimalik ka püsitellimusega tooteid tellida, et on mingid tooted, mida inimene võib-olla igakuiselt vajab, ta teab seda kogust, siis selleks, et lihtsustada, ta saab teha püsitellimuse, mingid muid kohustusi ei ole, iga hetk saab lõpetada, aga vajaminevad tooted jõuavad siis iga kuu temani. Mina töötan ITAK-is füsioterapeudina ja abivahendi spetsialistina ja abivahendite valik on väga suur ja abivahendid iseenesest nad muutub disain, väljanägemine, nad on uuenduslikud ja minu roll võib-olla ongi välja selgitada, et missugune abivahend on just kõige sobivam ühele kindlale kliendile, et see vastaks tema vajadustele ja püüan kursis olla siis uute lahendustega, et mida siis pakkuda, et nii ma siis aitangi igapäevaselt meie kliente. Kuidas siis inimene leiab endale sobiva abivahendi? Et Margit ütles, et ta tegeleb sobiva lahenduse leidmisega, et milline see protsess siis tegelikult välja näeb? Abivahendi vajadus võib märgata kes iganes, ka pereliige või inimene ise tunneb, et nüüd on õige hetk võib-olla võtta kasutusele kas jalutuskepp või rulaator. Ja abivahendi tõendi
väljastab siis perearst, pereõde või keegi teine spetsialist, eriarst, aga kui klient pöördub juba abivahendi ettevõttesse, siis ühe nimetuse abivahendi all võib olla mitu erinevat toodet ja proovime, sobitame ja leiame siis selle sobivama lahenduse, arvestades siis inimese enda kehalist seisundit, tema tegevusvõimet, teeme kindlaks, millises keskkonnas ta liigub, kui aktiivne ta on ja niimoodi proovimise sobitamise käigus selgub, et mis oleks tema vajadustele vastav ja mis inimesele meeldib ja siis toimub juba väljastamine, kas siis müük või rent. Kui kaua see protsess siis tegelikult aega võtab, et inimene leiaks ja saaks endale sobiva abivahendi? See sõltub nüüd abivahendist, et abivahendite hulgas on väga palju standardseid abivahendeid, mida on võib-olla ei pea nii palju kohandama, seadistama kliendile vajadustele vastavaks, aga tehniliselt keerulisemate abivahendite puhul võib see protsess olla pikem. Et kui klient pöördub meie poole, tal on tõend ja isiklik dokument kaasas, siis saab seal samas klienditeenuse ruumis valida talle sobiva kas küünarkepi või rulaatori ja see ei võtagi rohkem aega kui võib-olla seal pool tundi. Aga laste abivahendite puhul või keerukamate täiskasvanute abivahendid nagu ratastoolid, siis me lepime ikkagi kokku päris konsultatsiooni aja, visiidi ja kui peaks tellima täiesti personaalse abivahendi, siis võtab see isegi kuu aega, et peab sellist kannatust olema, aga siis saab see täpselt tema omaks ja mida ikka inimene hakkab igapäevaselt kasutama hommikust õhtuni, siis see on väga oluline ja see oleks täpselt tema parameetrite järgi ja tema vajadustele vastav. Eestis saavad eakad ka soodustusi riigilt abivahendite soetamiseks, et Estcare'il on tulnud väga palju ette seda, et inimesed ei tea, et selline võimalus on olemas. Ehkki allikaid, kust sellist infot saada, et riigilt soodustust saab, on päris palju, aga miks ikkagi inimesed ei tea, et selline soodustuse saamise võimalus on olemas? Ma arvan seda, et võib-olla lihtsalt see süsteem, kui sa ei ole selles varem olnud, võib tunduda keeruline esmapilgul ja paratamatult on päris palju nüansse, mis teeb selle võib-olla siis ka selles mõttes mitte väga lihtsaks. Et alustades näiteks sellest, et riiklikku soodustust väljastab meil kas siis Sotsiaalkindlustusamet või Eesti Haigekassa. Ja seda on oluline teada, sellepärast et Eesti Haigekassa hüvitab siis näiteks ortoose, individuaalseid tallatugesid, aga ka kateetreid, uriinikotte ja nendele toodetele on vaja siis digiretsepti. Digiretsept, nii nagu me igapäevaselt oleme harjunud, et arst väljastab meile ravimid. Ja nüüd, kui digiretsept on olemas, siis patsient saab tulla siis kauplusesse, võtab kaasa oma isikut tõendava dokumendi ja tal on see retsept juba olemas ja ta saab seda soodustust. Mis puudutab nüüd siis liikumisabivahendeid, põetushooldusabivahendeid, samuti ka siis uriinipidamatuse mähkmeid, siis nendele toodetele on vaja arstitõendit. Arstitõendi väljastab ka perearst ja arstitõendit saab väljastada siis kas puudega lapsele, kellel on eriarstitõend, aga samuti ka siis tööealisele isikule, ka siis puudega, osalise või siis täieliku siis töövõimetuseta. Ja lisaks ka vanaduspensionäridele. Kui nüüd sellel inimesel on arstitõend, siis võib-olla üks asi, mis on ka natukene raske, on see, et arstitõendil peab olema konkreetne abivahend, millele see tõend kehtib. Ei piisa sellest, kui arst kirjutab näiteks lihtsalt liikumisabivahendid. Seal on vaja, et olekski siis kirjas kas ratastool, kargud, rulaator ja nii edasi. Et võib-olla
kuulaja on ka kuulnud ISO koodidest midagi, et siis vot see ISO kood ongi just see, mis määratleb siis selle abivahendite grupi, millele siis näiteks ka siis see soodustus kehtib, aga seda ISO koodi ei pea arstitõendile panema, et piisab, kui on siis tõesti nii-öelda konkreetne abivahend seal peal. Ja teinekord soovitame ka klientidele, et mõelda rahulikult läbi, millised on vajadused, rääkida oma perearstiga ja seal arstitõendile võibki siis kirja panna erinevad abivahendid korraga. Ja see ei tähenda seda, et inimene peab need kohe nüüd siis tulema kauplusesse välja ostma või laenutama, et nad lihtsalt on tal olemas, et siis, kui on vaja. Nii et kuna tõenditega selliseid nüansse on, siis väga võimalik, et see võib tekitada segadust, et alati julgelt võib ITAK-i poole pöörduda ja küsida. Lisaks tegelikult, kui me riiklikest soodustustest juba räägime, on toodetele siis määratud ka piirhinnad ja piirkogused. See tähendab seda, et see abivahend, millel on siis riik määranud kindla soodustuse, see sõltub siis sellest piirhinnast, et kui toote on nüüd kallim, siis see vahe tuleb ikkagi kliendil kinni maksta, et klient või patsient ei pea seda ise teadma, aga lihtsalt ei tasu ära ehmatada, kui ta läheb kauplusesse ja näiteks ta teab, et ortooside puhul riik hüvitab 90%, et siis alati matemaatiliselt ei tule täpselt nagu see protsent. Ja sama ka teiste toodete puhul. Ja lisaks siis on ka piirkogused, et näiteks sellised igakuised abivahendid nagu uriinipidamatuse tooted, et neid on siis näiteks 120 tükki kuus, seda kogust ei saa ette kanda järgmisesse kuusse, ei saa võtta mineviku arvelt. Nii et neid selliseid nüansse on, aga ma arvan, et inimene, kes on seal juba hakkab juba natukene siis süsteemis on sees, siis ta kindlasti kas võib juba meie abiga saab kenasti hakkama. Te tõite näite selle piirtellimuste kohta, et palju on võimalik uriinikotte korraga tellida, aga kas te oskaksite tuua ka mingi näite piirhinna kohta mingi abivahendi puhul? Et abivahendid nüüd seaduse määruses on selline lisa nagu abivahendite loetelu ja seal on täpselt ära reguleeritud ja näidatud, et mis on siis müügitoode, mis on renditoode ja ka kogus ja kasutusaeg, et mitu tükki mingil ajal võib seda nagu riigisoodustusega saada. Ja kui näiteks rulaator on ka, et teda saab soodustusega osta 4 aastaks ühe toote ja piirhind on näiteks 153 €, aga toode ise maksab 240 ja sealt soodustust maha võttes ikkagi see hind osutub eakale liiga kõrgeks. Et siis on võimalik taotleda veel Sotsiaalkindlustusameti kaudu erisuse protsessi nagu kaudu lisasoodustust, et on võimalik tõsta riigipoolset piirhinda ja vähendada oma osaluse osa, mis tal tuleks siis maksta selle toote puhul. Et sellised erimenetluse juhtumid on täiesti võimalikud, et kas on vaja nüüd rohkem suurendada tõesti selle rulaatori piirhinda või siis näitena veel inkotoodetest kulub ühes kuus rohkem kui 120 mähet, et on võimalik ka seda piirkogust tõsta, et siis teha avaldus Sotsiaalkindlustusametile ja võtta siis meie poolt hinnapakkumine ja on võimalik siis taotleda eritingimustel väljaostu, et oleks soodsam. Teil ITAK-is saab tooteid nii osta kui ka rentida, aga mis on kõige sagedasemad renditavad tooted ITAK-is? Kuna ITAK pakub hästi palju erineva valdkonna abivahendeid, aga need igapäevategevused on hästi palju kõik enamus seotud meie liikumisega, et siis liikumisabivahenditest, ma arvan, renditoodetest ongi küünarkargud, ratastoolid, tualetitoimingute poole pealt kindlasti potitoolid ja potikõrgendused ja muidugi meie lapsed, laste abivahenditest näiteks kõik, mis
puudutab ju nüüd lastega igapäevast toimetulekut, kõik eriistmed, ka käimistoolid, selline nimetus on lasterulaatoril, ja seisulauad ja sellised tooted on hästi levinud ja täiesti igapäevaselt küsitakse. Aga tooge mingi suurusjärk välja, palju rendihind mõne abivahendi puhul on? Jah, et standardrattastool, mida me pakume, maksab ühes kuus 4 eurot ja 50 senti. Ja see on siis 1 kuu tasu ja see sisaldab ka hooldust. Et kord aastas me palume, see on nii on ka rendilepingus kirjas, et klient peaks pöörduma uuesti abivahendi ettevõtte poole, et teha siis korraline hooldus. Ma saan aru, et korraline hooldus on korra aastas, aga kuidas igapäevaselt inimesed iseenda ratastooli eest näiteks hoolitseda saavad? Et kõige lihtsam viis on lihtsalt niiskelapi ja seebiveega puhastada ja pesta kas või rattad ära selle ratastoolil, kui tullakse õuest ja hoolitseda, et see istmekate oleks seal võib-olla puruvaba või midagi sellist ja siis juba pöörduda, et ütleme, meie tehnikud hoolitsevad selle eest, et oleksid juba need rattalaagrid vahetatud ja pidurid kontrollitud ja selliseid asju teevad ainult abivahendi ettevõtte tehnikud, et seda ei tohiks klient ise hakata midagi lahti võtma kuskilt. Me rääkisime enne küll kõige populaarsematest renditavatest toodetest, aga mis on veel mõned olulised või huvitavad asjad, mille võiks välja tuua, mida ITAK-ist saab rentida? Rentimisel kindlasti on hooldusvoodi, funktsionaalvoodi. Emadele on meil laenutuses ka rinnapumbad ja imikukaalud. Aga tootevalik on meil tõesti päris lai, et liikumisabivahendid, nagu Margit juba mainis, rulaatorid, käimisraamid, ratastoolid, kargud, aga lisaks on meil siis ka põetus- ja hooldustooted, et mitte siis ainult laenutamiseks, aga on tooteid selliseks igapäevaseks nahahoolduseks, samuti ka puhastusvahendid, mis ei vaja vett, et kui inimene on suuremas osas ajast voodis. Uriinipidamatuse tooted on kindlasti suur osakaal meie kauplustes, aga lisaks ka treening- ja taastusravi. Et nii nagu ma mainisin, siis ortooside osakaal, tootevalik on meil oluliselt suurenenud, aga samuti meil on massaaživahendid, treeningvahendid kätele ja muud taastusravi tooteid ka, et see valik on päris suur. Ja loomulikult siis tõesti ka imetavale emale. Milliste probleemidega võib veel teie poole pöörduda lisaks siis abivahendite rentimise soovile või ostusoovile? Kindlasti meie juurde tasub pöörduda ükskõik mis küsimuse puhul selles mõttes, et kui on abi vaja, eriti kui inimene on selles valdkonnas võib-olla päevapealt ja ta ei tea, ei ole varem kokku puutunud. Et tasub küsida nõu, me hea meelega aitame, et ITAK-is meie eesmärk on tõesti aidata inimestel elada täisväärtuslikku elu. Ja me üritame läheneda igale inimesele personaalselt, vastavalt tema vajadustele. Ja tegelikult, kui on mure suurem või kui tunne, et tahaks rahulikult arutada, siis võib ka aja broneerida personaalseks nõustamiseks. See on tasuta, ei pea selles mõttes muretsema, et mis see, ma ei tea, maksab või mis nüüd midagi pean ostma, mis need lisakohustused on, et me tõesti üritame inimesi aidata, nõustada. Margit suhtleb ka väga palju just siis inimestega, meie klientidega ja koos siis leida lahendus. Ja igapäevaselt tuleb päris palju konsulteerida meie kliente ja loomulikult nõu annan ma ainult abivahendite osas, aga me teeme koostööd väga paljude asutustega, täpselt nagu on Estkeer ja kas või heaolumeistrid meie linnavalitsuses või et ma suunan kliendid edasi ja annan neile siis nõu, et kus
saab siis infot selle kohta, et mida nende küsimus nagu puudutas. Et kui me ise jääme hätta, siis ma suunan edasi. Et leiame kontakttelefonid ja Teil on tulnud palju uut ka Tartusse, et Tartu Ülikooli kliinikumi juures avasite oma uue ortopeedia kaupluse. Kus see täpsemalt asub? Ja täpselt meie Tartu 3. kauplus asub Tartu Ülikooli kliinikumi vastas, kus on siis kunagi varem oli seal Raja apteek selles samas majas, Puussepa 3. Nii et siis EMO vastast peaks tegelikult ilusti meie kauplust näha olema. Lisaks uudistest siis oleme Tartusse ehitamas ka meie siis uut kontorit koos siis kaupluse ja laopinnaga, aga loodame, et võib-olla siis aasta pärast saame juba seal olla. Aga kus see mainitud uus kontor Tartus asub, mis aasta pärast valmima peaks? Uus ITAK-i kontor koos kauplusega tuleb Tehase 20, mis on e-kaubamajale vahetusläheduses. Tulles tagasi selle uue ortopeedia kaupluse juurde, et milliseid tooteid sealt kauplusest leida võib? Me tõesti keskendume eelkõige ortoosidele. Ortooside valikule lisaks on seal ka taastusravivahendeid, aga samuti ka liikumisabivahenditest, näiteks kargud ja kindlasti me saame meie kauplustesse tooteid saata üle Eesti, et kui on mõni toode, mille vastu siis kliendil on huvi või sooviks seda nii-öelda siis saada võib-olla kuskilt teisest Eesti linnas, kus kaupluses seda hetkel kohe sees ei ole, siis me saame seda saata. Ja samuti meil tõesti on kauplused, mis on rohkem keskendunud siis ortoosidele, aga iseenesest ka nendes kauplustes on võimalik kogu meie tootevalikut saada. Teie kodulehel on ka blogi, mida te seal peamiselt kajastate? Meil on kodulehel ka blogi, üritame kajastada erinevaid valdkondlikke uudiseid, et kas siis meie enda kaupluste tegemisest, aga teinekord anda ka näpunäiteid või juhendeid siis mõne toote kasutamise kohta või siis valdkonnast üldisemalt. Vaatasin ka ise, et ITAK-i kodulehel leitavas blogis on jagatud näiteks nippe, mida kinkida eakale ning kuidas valida sobiv jalutuskepp. Ma küsiksin ka seda, kas ka sellel on mingi vahe, milliseid tooteid saab vaid rentida ning milliseid vaid osta? Varem juba mainisin ära, et abivahendite loetelus, see on siis määruse lisa, on täpselt reguleeritud, et mis on müügi- ja üüritoode. Ja mõnda siis saab nii rentida kui ka välja osta. Aga toon võib-olla paar näidet nende müügi- ja renditoodete puhul, mis on kindlalt nagu eristatavad, et mida saaks nagu, mida riik annab soodusse väljaostuks. Et ühed tooted on kindlasti ortoosid, mis on täpselt valitud ju kliendi järgi ja ta kasutab terve selle kasutusaja, mida ei ole võimalik siis edasi anda kellegile. Ja arvestades ka hügieeni kuulub siia gruppi ka istmepadjad ratastoolidele või näiteks madrassid renditud funktsionaalvoodile, et see on ka selline personaalne ja lühikese kasutusajaga 3 aastat ja need on kindlasti müügitooted, mida rentida ei ole võimalik. Ja renditoodetest, kus riik siis doteerib renti, on just nimetatud funktsionaalvoodi ja näiteks ratastool, just standardratastool, mida renditakse ka ajutiselt, võib-olla lühiajaliselt ja see vajab nii spetsiifilist hooldust, et see on nagu sellepärast renditoodete hulgas. Ja kui rääkida veel laste abivahenditest, siis laste abivahendid on enamus renditooted, sest lapse kehaline seisund muutub, lapsed arenevad, lapsed kasvavad ja nad vajavad abivahendite vahetust. Et kui ta kasvab välja ühest nii-öelda abivahendist, siis ta saaks selle mugavalt ja igal ajahetkel ümber vahetada teise samasuguse toote, aga siis suurema suuruse vastu. Et need
samamoodi vajavad hästi kohandamist, seadistusi ja tehnilist järelevalvet, et sellepärast on põhjendatud rentimine. Te tõite siin välja mõne abivahendi rendiaja, aga kas te oskate veel mõne näite tuua, kui kaua mingit kindlat abivahendit kasutada võib? Et nii nagu igal abivahendil on oma ISO kood nii-öelda klassifikatsioonis, on tal oma kasutusaeg. Et jalutuskeppidel näiteks on 3 aastat ja lamatisse ennetaval istmepadjal näiteks 2 aastat, aga lamatisvastasel madratsil 3 ja ratastoolidel 4 aastat. Vooditel on juba palju pikem kasutusaeg, mis on siis lubatud. Et abivahendi valikul tasukski kaaluda, et kas siis toode osta või laenutada ja laenutamine väga tihti on mõttekam, kuna ITAK-ist laenutatud abivahenditele hooldus ja remont tasuta. Ja nagu Margit mitu korda maininud, siis selle laenutatud abivahendi sa saad põhimõtteliselt iga kell tuua tagasi kauplusesse, seda siis kas hoolduseks või remondiks, aga mõned kliendid, kellel on abivahend pikka aega siis käes, siis nad teinekord toovad lihtsalt selle toote tagasi, et saada siis uus ja natukene värskem, et me hea meelega vahetame abivahendi välja ja siis võimalusel siis isegi pakume uuema toote vastu. See sai vist üldiselt mainitud, et neil on iga kell võimalik seda tagasi tuua ja vahetada uue vastu. Tegelikult, kui me räägime abivahenditest, siis on ju oluline veel see ka, et kuidas on selle abivahendi efektiivne kasutamine. Et ta peaks vastama siis kasutaja tegevusvõimele ja ta peaks sobima sinna keskkonda, kus seda kasutatakse. Ja kui see keskkond nüüd muutub, kas ta siis kolib või seal tehakse remonti, vanjas seal pannakse dušš, eks ju, siis tegelikult ta vajab kohe ka teistsugust abivahendit. Ja sellepärast see rendisüsteem nagu ongi hea, et saab alati ühe toote tagastada ja väljastatakse teine sobivam abivahend, võib-olla ka keskkonna nendest piirangutest, piirangutega seoses. Et see keskkond on ka hästi oluline ja muidugi kliendil peab endal soov olema seda abivahendit kasutada. Et kui lähedane väga hoolitseb ja tahab hirmsasti aidata oma lähedast, eks ju, ja toob tal abivahendi koju, aga klient raputab pead ja ütleb, et ma ei taha, et siis ta ei võta seda abivahendit kasutusse ja siis ei ole mõtet. Aga selles mõttes ongi hea pakkuda esialgu renditoodet, et näha, kas see leiab igapäevast kasutust või mitte. Kust leiab ITAK-i kohta lisainformatsiooni? Lisainfo saamiseks tasub kindlasti külastada ITAK-i kodulehekülge itak.ee ja erimenetluste ja erijuhtumite olukorras tasub vaadata ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülge ja vajadusel pöörduda ka nende spetsialistide juurde. Ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on siis abivahendi talitluse spetsialistide info olemas ja telefoninumbrid, et Agne Kraanach võtab vastu avaldusi ja annab infot ja Merlin Weinberg. Et palun pöörduge nende poole. Ja tegelikult ei tasu ära unustada ka enda perearste, et ka arstitõendi saamiseks, nõu saamiseks võib ka perearsti käest küsida julgelt siis abi. Nemad on esmased, need vajaduse hindajad tegelikult, et alustada perearstist. Aitäh, Kerli ja Margit, et tulite meile täna siia Tervisetaskusse külla. Suur tänu! Estkeril ja ITAK-il on aasta lõpus tulemas ka koostöö, mille raames ITAK-is ostu sooritanud kliendid saavad Estkeri teenusele sooduskupongi. Täname kuulamast ja kindlasti ootame teie tagasisidet, kuidas teile tänane saade meeldis. Lisaks võite meile teada anda, keda sooviksite veel Tervisetaskus kuulda. Võite kirjutada info@estker.ee. Mina olin saatejuht Katrin ja kohtume juba järgmises saates.